Armas siinse grupi liige. Oleme siin ruumis nüüd mõne aja koos käinud, kes mõtteid jaganud, kes ainult lugenud. Vestlusgrupi läbiv teema on olnud muutumise alustamine iseendast. Selles teemas olen mõnevõrra tutvustanud kõrgteadvuse poolt Maarjamaale laaditud teadvuse tõstmise projekti ja selle raames loodud Maria Angletoorium galaktilise inimese suhtlemiskooli, mis selliseid muutumisi võimaldab. Olen tutvustanud ka teiste autorite materjalide kaudu teadvuse kasvu teed ja seoseid, jaganud ka isiklikku kogemust. Seda, et teadvusharidus ja kõik sellega seonduv on tunduvalt laiem teema ja sügavuti mõistmiseks ongi vajalik vahetult kogeda, väljendab koolis kasutusel olev indiaani mõttetera. Õpetused ei tule sedasi, nagu mõned inimesed arvavad. Sa ei saa lihtsalt maha istuda ja tõest rääkida. Sedamoodi see ei käi. Sa pead elama selle sees ja olema selle osa ning siis suudad sa hakata sellest aru saama. See on aeganõudev ja edeneb sammhaaval. Hingeravikoolil on palju kuldreegleid. Mõndagi olen siin grupis ka jaganud. Enesemuutmisele ja isikliku vastutuse võtmisele kutsuv tundmatu autori mõte on järgmine. Kui sa ei kujunda oma elu ise, siis võivad seda teha teised sinu eest ja tulemus ei pruugi sulle meeldida. Seda, kuivõrd oluline on hingevalgust luua ja jagada, väljendab Rabindranath Tagore mõte. Jumal armastab inimeste lambitulesid rohkem kui omaenda taevatähti. Armsad sõbrad, siinkohal tänangi kõiki teid, kes te jäite gruppi ka siis, kui selle suletuks muutsin. Tänan nii kaasarääkijaid kui ka ainult pealtvaatajaid, sest seeläbi saite te kõik mind aidata. Teadvushariduse algtaseme õppuri arvestuse sooritamisel. Soovin, et meist sütiks ja me kõik sütitaksime omalt poolt järjest enam lambitulesid. Aitäh!